Teate, te tahtsite vahepeal sufleed saada ja siis ma mõtlesin, et davai, ma teen suflee, aga ma ei tee šokolaadisufleed. Ma teen juustusufleed. Kõik, kes mind teavad, kuidas ma armastan juustu. Kuradi aken. Aga puhus natuke siia selja taha mulle. Aga jah, ma armastan juustu ja täna ma otsustasin, et ma teen siis teile juustusufleed, mis on eriti mõnus ja kreemias ja mis valmib tegelikult päris kähku. Nii et kui sa oled valmis, siis alustame. Nii, ja me alustame kohe siis sellest nii-öelda juustukastmest, mis aitab meil sellel kogu segul nii-öelda mõnusalt püsida. Ma panen kohe poti kuuma ja ma panen siia kohe või peale. Nii. Ja me laseme rahulikult võil ära sulada siin. Ja või sulab meil rahulikult ära, siis me saame hakata panema juba asju edasi. Et meil läheb sinna jahu sisse ja lisaks siis ka vürtsid. Aga vürtside jaoks ma võtsin küll hästi suure kausi, aga sellepärast, et mul seekord ei ole riiv ka mitte kõige väiksem, vaid üks väga suur, et riivida natukene muskaatpähklid. Nii et ma riivin kohe siia muskaatpähkli sisse. Nii. Ja muskaatpähklil ise riivides sa tunned, kui hea lõht siin on. Oh my god. Enamus jääb muidugi riivi külge, aga no, vahest juhtub. Ma natuke üritan siit ka. Ma pean omale selle väikse riivi üles otsima. Siis oleks nagu palju lihtsam. Nii, väga hea. Ja kui me oleme või ära sulatanud, siis läheb kohe siia jahu, aga või puhul ma ei sulata teda lihtsalt ära, vaid ma lasen tal natukene juba siin nii-öelda seda kõrbe maitset tekitada. Mitte nüüd nagu mingi hullu, ma ei tea mida, aga lihtsalt siuke kerge burnt butter. Ja siis samal ajal ma panen juba siia soola ka. Nii. Ja valget pipart. Jällegi selle jaoks, et mitte seda värvi ära rikkuda. Väga hea. Kergelt siuke pruunikas toon on juurde tulnud. Nii. Ja siis ma lisan kohe siia kogu jahu sisse. Ja segan kohe läbi. Ja nüüd ta pakseneb ilusti. Nii, ja nüüd ma kuumutan teda ja ma kuumutan teda nii kaua, kuni siia tuleb siuke kerge kile ja skiht poti põhja. Natukene tuleb teda kuumutada. Ja siis, kui see kile ja skiht tuleb, siis järelikult hakkab gluteen ilusti eralduma ja seab kõik siin ilusti ühte. Nii, ma panen natuke madalama kuumuse peale, et ma saaksin samal ajal juba endale piima ka välja mõelda. Mõelda. Piima ikka välja mõõta, mitte mõelda. Midagi me välja mõtlema ei hakka. Piim on nii, nagu ta on. Ja siis paneme siia piima juurde. Nii. Kohe segame ja nüüd me ootame, kuni kogu see segu hakkab ilusti paksenema. Väga hea. Samal ajal siis riivime natuke siia või võtame riivjuustu ka. Ja siis muidugi, pidu. Mitte ainult ei võta riivjuustu, vaid pärast paneme ka siia ise natuke riivime juustu sisse. Ja mina kasutan siis 2 erinevat juustu. Ehk siis kõva juustu, jällegi parmesani või siis Valio Fortet näiteks mulle meeldib väga kasutada. Ja teine asi, mida mulle meeldib väga kasutada, on Black Gouda, minu lemmik. Nii, hakkab vaikselt paksenema, ma keeran natukene veel madalamaks, et ma jõuaksin jälle selle
mõnusa riiviga ilusti siin seda kõike teha. Tead, ei, näe, valmis sai juba. Ilus, ongi valmis. Ma keeran tule juba välja. Ja siis ma saan natuke siia seda teist juustu riivida. Nii. Ja kui sa riivid juustu siia sisse, siis kindlasti kasuta seda peenemat riivi, et sul ilusti see kogu segu siia ära nii-öelda lahustuks selle kastme sisse. Siis ma panen siia ühe teelusikatäie sinepit. Ja paneme vürtsid sisse, nii palju kui neid siin on, ja juustuga. Ja nüüd segame ilusti läbi. Ja nüüd segad nii kaua, kuni see kogu juust siin ilusti ära sulab. Ja sa näed, et ta on siuke paks ja kreemias. Ilus, natuke tõmbab ilusti palli. Väga hea. Ilus. Nii. Nüüd me laseme tal natuke jahtuda, siis me paneme siia munad sisse ja siis saame edasi liikuda. Nii, nüüd on natuke meil jahtuda saanud. See kanda korraks veel ära. Väga hea. Ja nüüd me segame siia munakollased sisse. Võtan kohe miksrikausi. Ja miksrikausi puhul siis munavalged lähevad miksrikaussi. Ja munakollase segame kohe siis ülejäänud kastmesse. Nii. Näed, üks munakoor kukkus ka sisse. Nii, ma räägin teile ka kohe nipis, kuidas munakoor ilusti välja saada. Aga samal ajal, kui sa paned munakollase sisse, sa pead ka võimalikult hästi ja kiiresti teda segama, et ta nii-öelda ära ei küpseks siia. Nii. Et ta tükk ei läheks, segad ilusti ära. Nii, väga hea. Ilus. Nii, ma panen teise muna ka ära. Nii, ja segan ka sisse ära. Nii. Ja nagu ma ütlesin, kõigil vahepeal juhtub, siis juhtub ka minul, et vahepeal jääb see munakoor lahtiseks ja kukub sinna sisse ja kõige paremini, kuidas saab munakoor ära, võta see sama munakoor ja võta ta siit kausist lihtsalt selle munakoore abil välja. Ja nägid, saingi kätte. Kogu lugu. Simple as that. Nii, see on meil tehtud. Siis me laseme tal natuke jahtuda, et tal siia see nahk peale ei tekiks. Ma võtan toidukile ja ma katan ta toidukilega korraks kinni. Ja ma lasen tal jahtuda, et ta pärast meil siin munavalgete struktuuri muutma ei hakkaks. Nii. Ja kuidas ma ta siia peale panen? Ma panen ta poti peale ja siis ma surun ta vaikselt vastu seda sama kreemi. Nii. Väga hea. Nii. Otseses kontaktis selle sama kogu kreemiga, siis ta on ilus ja ei nii-öelda teki seda nahka sinna peale. Nii, nüüd natuke aega meil siis kogu segu jahtub siin. Munad me jätame praegu kõrvale ja me saame edasi liikuda ramakanide peale. Ma võtan ramakanid ja nüüd kõik oleneb sellest, kui suured sul ramakanid on. Kui sul on sellised suuremad, siis sa saad umbes 3 tükki. Kui sul on sellised väiksemad nagu mul täna, siis sa saad sellised 4 tükki võib-olla. Vaatame, kuidas läheb. Natukene sooja võid ja sooja võiga saan ma nad ilusti kokku määrida. Ja köögipaberi puhul siis ma lihtsalt lasen nad siit seest ilusti ringi. Nii.
Nii, siis ma panen siia veel kõva juustu sisse. Ükskõik millist kõva juustu sa siis lõppude lõpuks kasutad, aga seda läheb päris palju, nii et midagi kartma ei pea. Ja siis ma hakkan teda vaikselt keerutama teise selle ramakani kohal, et kõik ääred ilusti saaksid nii-öelda täidetud ja lisaks, et siis ma saaksin ta kohe teise vormi edasi. Natuke raputan ja üleliigne kõik siia ära. Nii, samamoodi järgmisega. Keerutad, 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 keerutad. Nii, väga hea. Nüüd ma tõstan nad hetkeks külmkappi ja siis me saame edasi liikuda. Me paneme kõigepealt ahjusooja. Ahi läheb meil 190 kraadi juurde ja pöördõhu peale. Samal ajal siis saame hakata vaikselt ka muna vahustama. Munale me panime natukene soola siia ja paneme ta miksrisse ja alustame jällegi madalamal kuumusel. Laseme madalamal kuumusel natukene, kuni sa näed, et ta enam ei ole selline, kui sa näed, et kõik need muna või need mõlemad munavalged on nii-öelda kokku läinud. Et kui nad on kaks erinevad, siis sina peast neid saama ühe tervikliku. Ja kui nad on ilusti üheks tervikuks muutunud, siis tõstad kiirust. Ja nüüd vahustame tugevaks vahuks. Paneme maksimumi. Nii, ma vahepeal panen ta seisma. Vaatame, mis siin toimub. No selline vaht ei ole tugev vaht, see on nõrk vaht veel. Natuke ma segan, jällegi kogu segu ilusti keskele kokku ja siis uuesti. Nii, et ma ütlen kohe ära, et siin peab väga täpselt jälgima, et kui palju ja mida sa vahustad, aga nii, vaatame nüüd. Nii. Väga hea, alla enam ei vaju, aga kergelt vetrub, see on õige märk. Nii, meie munavalge on valmis. Ma võtan kohe vispli, tõstan korraks kõrvale ja saame edasi liikuda meie juustukreemi peale. Nii, vaatame ja ilus tekstuur on siin. Nii, väga hea. Ja siis ma võtan kõigepealt natukene seda vahtu ja sükse 1/3 kogu sellest vahu kogusest. Ja alguses ma võin temaga suht nii-öelda karmilt ümber käia, et oluline on see, et me saaksime muna ja selle kreemi omavahel ühendatud. Et iga etapiga peaks minema see nii-öelda töötlemine natuke nii-öelda õrnemaks, natuke pehmemaks, et sa ei tapaks seda munavalge, seda ilusat vahulisust ja seda õhulisust ära. Nii, väga hea. Segad ilusti ära, nii kaua kuni täielikult segunenud on ja mida rohkem sa seda munavalget siia juurde segad, seda kergemini hakkab ka see järgmine portsjon siia nii-öelda sisse nii-öelda sulanduma. Nii, üks tehtud. Liigume teise osa peale. Natuke jälle juurde. Nii, vaikselt segan. Ilusad õhumullid on sees. Sa tuled äärest ja keskele, äärest ja keskele. Nii. Väga hea. Nii. Ja viimase sammuna ma panen kõik selle sama segu lihtsalt suurde kaussi. Ja segame ta õrnad siia sisse ära. Nii. Ja oluline on siis see, et sa näed, et siia neid valgeid tükke ei jää. Valged tükid nii-öelda on siis lõpuks ainult muna ja siis ongi sul küpsetatud muna siin. Nii et segad kogu kreemiga ära, saad õhulise kreemi ja mõnusa juustu suflee. Nii. Ja siis ma võtan endal suflee vormid või siis need ramakanid külmkapist välja ja saame edasi liikuda. Nii.
saame nad ilusti ära täita. Väga hea. Natuke läks jälle ümber, ei ole hullu. Siis see tähendab ainult seda, et sa saad maitsta kõike ja kõik on väga hästi. Väga mõnus. Nii. Selle ma tahan siit natuke puhtamaks teha. Jaas. Ja see nii-öelda põletatud või annab siia nii palju juurde. Oh my god. Ma võiks seda paljalt ka tegelikult süüa. Ja tegelikult ega võibki, siin on töödeldud muna juba sees. Nii, nüüd meil on rämakanid ilusti täidetud. Me võtame ahjupanni ja paneme nad ilusti ahjupanni peale ja me saame nad kohe tegelikult ka ahju visata. Ja nüüd see suflee nii-öelda küpsemiskiirus oleneb ka sellest, kui suured on sinu vormid. Kui on väiksemad vormid, siuke 15–17 minutit, suuremad vormid siis 17–20 minutit. Aga viskame ahju. Nii, ja sufleed on valmis. Lähme võtame siis endal ahjust nad välja ja saame nautima hakata. Jaas. Nii, ma tõstan nad kohe siia peale. Ja siis ma võtan endale ühe siit kohe ära. Nii. Ja suflee puhul on siis see, et mida kiiremini sa seda sööd, seda parem sulle. Nii et vaatame, mis on ilus, tõusnud ja vaatame, mis siin toimub. Nii. Oh my god. Ja vaadake, kuidas šaurab. Aga nagu te näete, sufleega on lihtsalt mängimise asi. Põhimõtteliselt kohe kukub alla. Nii et muidugi ma juba seda söön ka siin ja naudime seda siin. Juustusuflee on minu lemmik. Aga kui tahate, et ma teeksin teile näiteks šokolaadisufleed, siis andke mulle siin all kommentaarides teada ja küll ma mõtlen ka retsepti välja, millega ma ise rahule jään. On ju, aga davaiks. Tšau!